Tere tulemast saatesse. Stuudios on tore. Ja nagu te näete, meil on siin ka kevad. Kevad on meie saatesse toonud linnupesad. Me istume nendest pesakorvikestes. On pannud meil õitsema kirsipuu ja toonud saatesse noormehe ja ka linnud laulavad. Ja siis meie hakkame toredatel teemadel rääkima. Minuga koos on praegu siin. Aitäh, et sa tulid, Karl-Joona Salamaa. On tore. Klassikaline küsimus sulle. Kes sa oled ja kust sa tuled? Jah, nimi on mul Karl-Joona Salamaa ja seda on võib-olla isegi natuke keeruline öelda, kes ma siis täpsemalt olen või mida ma teen, kuna eks see õppimise ja eneseavastamise protsess on pidev ja igikestev, aga hetkel ma õpin Kunstiakadeemias moedisaini ja valdavalt olen siis just selle moe loominguga seotud. Aga ennast ainult nagu sellisesse moe prismasse pressida ei tahaks, et mind huvitabki väga see, kui saab siduda seda erinevate või teiste siis kunstimeediumitega nagu tuua sisse maalikunsti, skulptuuri, keraamikat, klaasikunsti ja kes teab, et ega ma ei pruugi jääda igavesti nagu moega seotuks, et ma arvan, et see on lihtsalt siuke eluline etapp aga samas, kes teab, äkki ma ei tea, lõpetangi siin ilmas. No mis sa nüüd räägid? Mina tean, sina oled praegu moekunstnik. Selles mõttes mina tean, et sulle hakkas ikkagi, ma tausta uurisin natuke, et ütle nüüd ise, millal sul esimene kollektsioon välja tuli? No mind on alati tegelikult mood kui selline hästi huvitanud ja sellise nagu kindlama visiooni, et ma just tahan moega tegeleda. See mõte tuli mul 2014. Ma nägin filmi ühest prantsuse moeloojast Yves Saint Laurentist ja igatahes tollel hetkel see tohutult inspireeris mind ja ma kuidagi nagu tundsin, et ma ei tea, mingi äratundmine seal oli nagu ja ma arvan, et see kõige esimene selline noortemoe kollektsioon oligi vist siis, kui ma olin äkki 15 või midagi sellist ja peale seda ongi nagu iga aasta midagi tulnud, et selles mõttes pole kindlasti olnud selline lühike ja kerge teekond, et see on kogu aeg niimoodi, et pikalt kuude kaupa tegeled sellega, siis 5 minutit on seda lava sulle ja siis ongi piltlikult öeldes niimoodi, et hakkad uuesti pihta nagu ja kogu aeg on sellist uuesti tegemist, sellepärast kuna iga kollektsiooniga sa õpid nii palju, sa arened, õpid enda kohta, saad aru sellest, mida varem tegid võib-olla kehvemini, mida saab nüüd teha paremini, et see areng on kogu aeg toimuv. See on nii huvitav, sa ütlesid vahetult enne saadet, et mina tahtsin muidugi, et sa teeksid kiirelt meie saatesse, visandaksid nüüd ühe uue ilusa mingisuguse koolirõõmu kleidikese, koolirõõmu kostüümikese. Ja siis ta ütled mulle, et tead, ma ei tee seda ja ma ütlen ka sulle miks. Ja ütle nüüd, miks sa siis ei tee seda? See on väga huvitav teada. Sellepärast, et tihtipeale on jäänud mulje, et kui inimesed saavad teada, et keegi tegeleb moega või üldse on moekunst või moedisain, siis kohe kangastuvad silme ette sellised ilusad kleidid ja see, et moekunstniku siis ülesanne ongi see, et tal on paber ja tal on pliiats ja siis ta muudkui visandab päevast õhtuni. Tegelikult see ei ole üldse nii, eriti ka tänapäeval, mil asju on maailmas nii palju ja mitte midagi ei ole mõtet teha päris nagu niisama. Et kui on veel eriti selline kindel teema ka, siis selline kõige kvaliteetsem või kõige parem siis looming tulebki läbi selle, kui
minna süvitsi teemasse ja kogeda seda ise kõigepealt läbi, uurida, lugeda. Et see visandamine on äkki võib-olla 10% või võib-olla pisut rohkem, pisut vähem, aga see siis ümmarguselt 90 on kõik seal ees ja see ongi see nii-öelda uurimustöö tihtipeale, et ka midagi sellist suuremat projekti või kollektsiooni luues, siis sinna ette käibki selline selle nimi on inglise keeles nagu sketchbook või research book ehk siis nagu uurimustöö sihuke raamat. Et siin eelmise aasta kevadel ma palusin Meriti abi, kes sealpool ka istub, et sellise suurema research booki koostamisel, et ma ja räägi sellest, see oli väga põnev, see on nii inspireeriv. Sellest küll sellist nii-öelda jutumärkides päris kollektsiooni nüüd ei sündinud, et ühtegi sellist tööd sealt nagu välja ei tulnud, aga see oligi selline uurimustöö koostamine, mis siis päädis sellise moekollektsiooniga ja minu siis selline uurimusala oligi kiusamine, hästi paljugi siis inspireeritud just minu enda eelnevast tore kogemusest ja teadmistest ning tollal ma uurisingi siis sellist erinevat kiusamiskäitumist ja kiusamiskäitumiste osapooli ning kogusin erinevaid lugusid siis nendelt osapooltelt ja see oli mitu kuud kestev selline protsess. Ning lõpuks siis sellistest mingitest vihjetest kuidagi nagu hakkas see nagu kokku tulema, et tegelikult kuidas ka mingisugune kavand võib sündida, no näiteks kas või mingisugusest sõnamängust, et mul alles siin enda üks hiljutisemaid selliseid kunstitöid, mis ma just valmis sain ja mis nüüd loodetavasti lähevad kuskile näitusele ka. Selle puhul lihtsalt üks selline märksõna oli, et ala midagi kasvab üle pea, mingi murekoorem kasvab üle pea, seda ma kasutasin ka selles nii-öelda kiusamise uurimuses, et ala mure kasvab üle pea ja see on juba ka väga selline kujundlik väljend, et miski võibki üle pea sul kasvada, mingi vorm tuleb üle pea, et minu meelest mind ennast tohutult käivitab see või kuidagi liigutab, kui võib-olla see teos ise ei ole esmapilgul nii selline rabav, muidugi ta võib olla, aga kui sinna tuleb juurde see teadmine või see sisuline pool, siis külmavärinadest käivad üle keha, sellepärast kuna see lugu saab vormiks sinu silme all ja see ongi, mis mind tohutult nagu särama paneb, et selline kätt peab ikka soojas hoidma, aga ma arvan, et selline sisuline sünnitab nagu tõeliselt võimsa nagu vormi või tulemusega. Mul on ka seesama tunne praegu. See on nii äge. Ma tahaksin seda näha, seda. Ma ei teadnudki, et seda, kas see on nagu kuskil kaante vahel, kas see on nagu, kuidas see on? Kas seal ikkagi need visandid jõudsid valmis? Ja need visandid lihtsalt seda ei teostatud kollektsioonile? Seda ma ei saan, see ei olnud nagu mõeldud isegi teostamiseks. See tundub. Ma pärast küsin seda. Ma tahan seda näha. Ja mul tegelikult on selline 5 minuti pikkune video ka sellest olemas, kus ma siis nagu lehitsen seda ja siis räägin seda lugu sinna juurde, et ka selle kollektsiooni loomisega on nii tegelikult, et ka seal kollektsiooni rivis võib olla näiteks ümmarguselt 10 komplekti, siis tegelikult see 10 saab võib-olla umbes 100, tihtipeale isegi rohkemates, sul on võib-olla 300 visandit ja siis sealt tuleb see selekteering, et mis siis kõik sinna välja tuleb, et need nii-öelda parimad ja et see kollektsiooni rivi ka nagu liiguks sujuvalt. Ja, aga räägime korraks siis ikkagi sellest, et sa ütlesid, et sa panid, et sa natuke uurisid selle kohta, need kiusamiskäitumise erinevad lähenemised või need ütles ühesõnaga need rollid, eks ju, seal ümber. Sa ütlesid, et see kuidagi nagu see meenus sulle
et tore ajal sa olid sellega tegelenud ja õppinud vist või uurinud seda, sain ma õigesti aru? Et ava seda mõtet ka, et kuidas, mis seal oli siis, mis sulle silma jäi, mis need asjad siis on, et osapooled näiteks ja et kui sa selle läbi oled töötanud, et mis sulle seal kõnekas ühelt poolt oli see uurimuste ka selles mõttes nagu mälu värskendav, sest ega ka minu tore ajast on juba mõned aastad nagu möödas. Aga see-eest ikkagi see tore kogemus oli selles mõttes väga märgiline, et tohutult nagu arendas ja avas ja selline üldse inimeste vahelised suhted ja suhete siis selline nagu parem tundma õppimine on ju siiski väga suur osa sellisest tore praktikast ning tänu sellele, et ma ka olin torega seotud olnud, ma ka oskasin pöörduda siis tollel hetkel Meriti poole ja kirjutada võib-olla natuke teadlikumalt mingitele inimestele. Aga jah, et eks see tore see oldud ja veedetud aeg ka on seda sotsiaalset närvi selles osas ilmselt kasvatanud. Et sellised ühiskondlikud ja sotsiaalsed teemad lähevad nagu väga korda. Et sa märkad neid kohti, kus on kuidagi liiga tehakse kellelegi osapooltele või? Ja täiesti. Ja ma näen, et läbi sellise moeprisma seda avada on juba seetõttu väga huvitav või isegi kohati vajalik, kuna riided ja mood ümbritsevad nagu kõiki ja iga inimene on sellega seotud ja tegelikult sellist asja päris vist olemas ei ole, et kui keegi ütleb, et mind ei huvita mood või ma ei tea üldse mitte midagi moest, sellepärast kuna seni, kui inimene läheb siis oma kapi ette hommikul ja teeb seal teadlikumalt või alateadlikumalt mingisuguseid otsuseid, siis ta ikkagi mõtleb moest. Ja ega trendid, nendega ei peagi kaasa jooksma alati. Aga ja mood ja ka selline rõivavalikud ju tihtipeale jäävad inimestele ette või igal inimesel oma mingisugune nägemus mingisugusest asjast, mis on ilus, mis on kole, aga tegelikult ma arvan, et see pole üldse nagu vajalik, et paraku need kergesti tulevad sellised üldistused mingisuguse välise põhjal on nii sisutühjad ja nii sellised põhjustavad mingisugust mõttetut. Teevad haiget tegelikult. Ja siis tekib see küsimus, et mis see inimene siis sellega nüüd saavutas, et ta ütles, et nagu mingi, ma ei tea, võiksid panna seda rohkem, mitte isegi seda rohkem tähele või ma ei tea, need püksid üldse ei sobi sulle. Nagu, mis see sinu asi on, ega sina neid pükse ei kanna ju. Ja nagu, et maitsemeel on nii individuaalne, et ega see väljend maitse üle ei vaielda, selle ladinakeelne nimetus algselt tähendab tõlkes nagu asi, mille üle ei ole võimalik diskuteerida. Ja see oligi meeleline, aga lihtsalt tänapäeval on see muutunud sellisest meelelisest sotsiaalseks, et on mingid asjad, mis on osad arust siis hea maitselised ja osad arust siis halva maitselised, aga ja mis on ka selle juures hästi huvitav, kui selle maitse teema osas nagu korraks edasi mõelda, et justkui populaarsus või mingi nähtuse siis populaarsus vähendab selle nii-öelda kvaliteeti ala kas või näiteks muusika põhjal. Et kohe, kui ala mingisugune muusik saab nagu hästi populaarseks või selline läheb massidest, siis tema selline siuke kultuuriline mingi oreool seal kuidagi nagu vaibub, et ta on nagu arusaadav või nagu kuidagi lihtsasti hoomatav. Aga samas nagu miks kunst peab tingimata olema nii jube keeruline, et sellest aru ei peaks saama, et kunst ja seeläbi ka moekunst, mis on niikuinii meie ümber igal pool, peabki esitama ju neid kriitilisi küsimusi, et meie siis sellist väärtusruumi natukene avardada. Aita mind nüüd, kuna mul ei ole seda mappi, seda sinu tööst, need rollid, mis juhtuvad, on ju, klassikaline on see, et
on kiusamiskäitumisega inimene ja siis on keegi, kes sellega peab võitlema, kes jääb nagu alla või kuidagi nagu ta ei saa sellega hakkama sellel hetkel. Ja siis on seal tegelikult ju veel rolle ümber, eks ju. Mis sul sealt meenub siis? No mind ennast vast kõige rohkem inspireeris tollel hetkel see passiivne kõrvalseisja hoopis, kui siis see kiusamiskäitumise kütus. Et kes mõtleb, et ta seisab kõrval, et ma ei tea, pole minu asi ja hakkab veel külge, aga tegelikult ju senikaua, kuni me ei reageeri, seniga midagi ei muutu. Ja mis see tulemus siis ikka on? Ma ei tea, tahaks kohe, selleks peaks tõesti nägema neid. Ma vist teen niimoodi, ma teen niimoodi, et ma küsin sult need, ma pildistan need ikkagi üles või küsin selle video sinna juurde, siis näitame teistele ka, sest ma ei tea, kui ma oleks praegu saates vaataja, siis ma mõtleks küll, et ma tahan näha seda. Miks ta ei näita mulle seda? Et teeme niimoodi. Ja siis mind ennast saab praegu natuke naerba see olukord, mis täna juhtus. Et ma teadsin, et mul tuleb sinuga saade ja ma teadsin, mis kleidi ma selga tahan panna. Ja mul ei ole mitte kordagi veel selle saadete tegemise ajaloos juhtunud, et mul jääb kleit maha. Ja mul jäi täna kleit maha. Just siis, kui mul tuleb saatesse moelooja, jääb mul kleit maha. ja siis ma pean nagu kuidagi käepäraste vahenditega saama ennast korda, eks ju. Ja ma ei saa näidata seda oma ehedal kujul seda kleiti, sest see ei olnud lihtsalt kleit, vaid see oli sinu disainitud tore kleit. Õnneks meie inimesed on neid juba meie kanalites näinud. Ja kui sa ei tahtnud visandada midagi, mis on 10% ainult, eks ju, sest sul on kõik puuduse 90 tööd, siis vaata tore kleidiga nüüd on sul see 90% tööd küll ära tehtud. Ja seda küll, jah. See on selle kõik, kas sa tahad ise seda protsessi ka kuidagi kirjeldada, sest mina mäletan sellest ainult seda hetke, et me tulime vaatama sinu ühte kollektsiooni, mis oli inspireeritud sõnast kole. Ja meie viskasime nii-öelda kinda, et aga mis siis saab, kui sa inspireeruks siis sõnast tore, eks ju? Ja kuidas sina mäletad seda lugu? Mina mäletan niimoodi, et võttis minuga ühendust Merit ja viskas õhku selle ettepaneku ja tollel hetkel, see oli väga, väga tore pakkumine ning olid sa lihtsalt nõus siis, jah? Ei, ma olin täiesti nõus ja et kuna niikuinii ma olen selle torega ju seotud olnud ja see taust ja kõik see, et panna siis see varasem kogemus kuidagi nagu ka sinna sisse või üldse olles olnud siis selle tore mentaliteedile või tore sellisele väärtusele nagu väga ligidal, siis oli ka nagu seda lihtsam nagu ka seda kleiti vast teha, aga see-eest oli ka see selles mõttes väga õpetlik või nagu põnev, et ta kõik pidi olema ühtaegu, ma ei tea, kantav, sobima väga paljudele, mitte liiga silmatorka, mitte liiga varju jääma ja samal ajal olema selline lapsemeelne, samal ajal mitte liiga ametlik aga ametlik ka ja igatahes, et nagu kõike samal ajal ja mitte ka, et see oli siuke väga põnev. Kleidid on saanud väga head tagasisidet. Nad on saanud väga-väga head tagasisidet. Ja seal ongi täpselt see, mis sa ütlesid, et sulle meeldib niimoodi, et sa vaatad kleiti või riietused ja siis sa hakkad sinna taha nagu nägema, et see on nagu põnev. Et vaat seal oli niisugune kujund, eks niisugune lont või see vandi ja seda inimesed kohe alguses ei märka. Ja siis, kui nad selle ära tabavad, nad näevad nagu kohe nagu nad oleksid päriselt tore vanti näinud ja seda kandistanud isegi. Et soo, see on see, see on küll lahe. Ja kuidagi meil hakkasid koolitajad kohe seda tahtma ja nii edasi. See on nii tore. Et see on tõesti väga hästi õnnestunud. Ja kas sa oleksid nõus siis, kui nagu seda visandama seda kiirelt, siis kuidas see nagu oli, et sul on, see on äge ja sul on alati, ma mäletan seda ka, et kui me tulime rääkima sellest, siis sa kohe võtsid oma liiatsid välja, ütlesid, et sa ei lähe kunagi kuskile, kui sul ei ole klaasas, et sul ei tea kunagi, millal tuleb mingi idee, et sa pead nagu... Jah, ega alati see suur finaal ka kaasa ei mahu, aga mingisugune kirjapulk kuskilt ikka, ma ei tea, ma runin maha. Eks sa pead siis tunne ennast mugavalt ja... pean natukene nii...
tegelikult ma teen nii vastus kõige. Meil oli siis jaasi. Sa kohe mäletad, jah? Nii. Ahah, see on pliiatsi. Nii. Ja. Issand jumal, kui äge. Ma naudin alati selliseid asju. Mul jääb paberit nüüd puudu. Sa abitsid kohe. Nii, aga noh. No teeme nii, et see on natuke minim. See on veidi minim. Jaa. Kus see? Vaata, see visandamiskunst on ka üks hästi äge asi. Ma pean meenutama, nii, siit läks see. Ja see punane tore vant seal niimoodi aimatavalt. Ja ongi valmis variant. Või kuidas veel paar kriipsu vajale teha. Ja no mu selline visandlik stiil ongi selline, et joonistan üle ääre ja meeldib nii. Ma alati noortele soovitan ka, et joonistage üle servade ja ma ei tea, pange hullu. No nii, kallis rahvas, see on nüüd see kleit, millega ma pidin täna olema. Aga juhtus siis nii, nagu juhtus. Et neid hetki tuleb veel, kus ma seda kleiti kindlasti kannan ja eks see ole näha ka juba olnud. Aitäh, et sa oled tored, kuidagi nagu nii ägeda nurga alt endaga kaasas kandnud. Ja me täname ka siis, kui sa nüüd jagaksid oma seda ägedat uurimistööd. Ja võib-olla saame kunagi ikkagi seda kollektsiooni näha ka. Mine sa tea, kuule. Võimalik, aga no see... Kuule, kui me sulle helistasime, siis veel üks hea küsimus. Sa olid poes ja ostsid riiet. Mis asja sa teed praegu? Millega sa praegu pusid? Seda ma otsisin, nimelt ma plaanin Erki Maashowle kandideerida ja siis ma otsisin endal seal maketeerimiseks midagi. Ja. Väga äge. Ja. Sest kõik läheb kinni nüüd ja siis ma pean siin talle kuu aega kuidagi ära sisustama, et niimoodi saaks valmis. No hästi, kas on midagi, mis sa veel ise tahaksid näiteks öelda? Meid vaatavad ilmselt tore, kes võtad inimesed, aga mine see tea võib-olla veel keegi. Et see sinu lugu on siuke huvitav tegelikult seal, et see... Ma ei urgitsenud väga palju, aga ma tean, et see ei ole olnud lihtne. Ja siis sellepärast võib-olla ka on see, et sa seda kollektsiooni hakkasid tegema või hea võimalus. See on küll väga keeruline. Tähendab, kuna ma arvan, et tore on kõigi noorte organisatsioon, siis ärge just noored kõigi põdege liiga palju, aga pihta tegema ja isegi kui veel, ma ei tea, kooli lõpus ka päris täpselt ei tea, mida või kuhu edasi minna või mida õppima minna, siis eks elu mängib ise need kaardid kuidagi kätte, aga ei tohi karta. Kartma peab ka, aga töö käigus jõuad karta ka, sellepärast kuna kas või mul endal on nagu, hästi palju on õpetanud siiski see, et kus sa mõtled nagu mingi, ma kohe panen pildi tasku, aga ma ei saa praegu nagu lihtsalt nagu mingi hüppa ja lenda ja mine ja küll siis seal hüppad seal tundmatus kohas pea ees vette ja siis vaatad, et kas pinnale pead saama, sellepärast kuna pole ju muud võimalust kui upu või uju. Nii et ja pool elu tegelikult kahjuks selline või õnneks selline on, aga nii et... Ja sina oled siis ilmselt päris palju välja ujunud? No... Nii rõõmsalt räägid sellest? Ei, no see, eks seal tagale... See peabki olema positiivne noot. Ei, no aga peabki sellepärast, kuna eks see suur töö on ka palju higi, verd ja pisaraid sõna otseses mõttes, aga lõppude lõpuks, kui ikkagi mingi asi saab tehtud ja siis suur töö on seal taga, siis on ka nii tore, kui valmis saab. Siis tahaks veel teha, et see nii on. Jah. Aitäh sulle, et sa saatesse tulid. Stuudios on tore. Ja head aega, vaatajad, kohtuni jälle.